Kõik saab alguse mullast, sellest viljakast pinnasest, mis toidab nii taimi kui loomi. Nii nagu seemnest kasvab taim, sünnib sellest, mida me maa seest saame, uus elu. Nii on see ka siin loos. Piimas peituv elujõud väärindatakse ning antakse edasi. Anu Ait on juba tegutsenud 26 aastat ja me oleme olnud loomasööda tootjad, nõustajad ja meie jaoks on väga oluline antibiootikumi vaba loomakasvatus just selleks, et hoida loomade tervist ja läbi söötmisnõustamise, läbi söödalisandite tagada efektiivne majanduslik kasu. Eestis koguneb suurtes piimakarjades igapäevaselt märkimisväärne kogus ülemineku piima. See on ternes piim, mida lehm annab pärast esimest lüpsi, kuid mida vasikad ega ka tööstus ei vaja. Seni peeti seda kõrvalsaaduseks, millel puudus praktiline rakendus. Selle tehtud töö eesmärk oli leida tootjale, farmerile lisandväärtust toorainele, mis muidu lihtsalt võiks minna kanalisatsiooni. See ülemineku piim nimelt sisaldab väga väärtuslikke bioaktiivseid vadakuvalke, mis siis aitaksid võõrdepõõsastel saada üle sellest stressist, mis neid võõrutamise järgselt tabab ja hoiaks nende soolestiku, eelkõige soolestiku korras, aga aitaks ka muid tervisnäitajaid, mida me siis edaspidi ka uurime, võtame proove. Meil on kontrollrühm, meil on siis meie valmistatud pulbrirühm ja niimoodi see teadmine tuleb. Anu Ait koos Eesti Maaülikooli ja rahvusvaheliste partneritega töötab selle nimel, et sellele piimale uus elu anda. Ülemineku piimast eraldatakse immunoglobuliin G ehk IgG, immuunsust tugevdav valk. Piimast põhimõtteliselt eraldatakse vesi ja saadakse siis kuivaine sellest piimast, ta kalgendatakse ja umbes samasugune protsess hakkab toimuma nagu juustu tegemisel, kuid lõpuks siis see saadud kuivaine külm kuivatatakse. Ja nüüd selle tulemusena me saavutame selle, et meil on kontsentreeritud bioaktiivsed ained ja me lisame siis seda põrsaste kuivtoidule kohe peale võõrutamist esimese kuivtoiduna. Katsete käigus kogutakse üle 1000 liitri ülemineku piima. Teadusele ulatas siin juures käe Estonia veisefarm. Igasugused need teaduskatsed aitavad esiteks sellega, et me saame hästi põhjaliku ülevaate oma enda farmi andmetest asjadest, mida siis selle katse käigus uuritakse nagu nii põhjalikult, milleks endal aega ei jää. Teiseks siis ka vastavalt uusi teadmisi ja paraku katse käigus on vaja ka laudast ja natuke korraldusi ja grupeerimisi ja neid me saame pärast edaspidises managemendis edukalt kasutada. Põrsaste heaolu ja tervist mõõdeti aga Kaubi farmide seakasvatuses, millest on kujunenud tõsine teadus- ja praktikabaas. Uurimuse tulemused on peagi saabumas. Ma ise südamest loodan, et meil on seal mida rääkida, aga enne ei saa, kui see on statistiliselt analüüsitud, on töö kirjutatud ja siis me saame juba rääkida. Selleks tehtigi 2 katset, mitte 1. Ja ma ei näe, et tagasilööke ei ole mingisuguseid. Nii et pigem on positiivne kõik, aga lihtsalt mind ennast huvitab, et mis sealt nüüd veel tuleb. Uuringu tulemusi tutvustatakse laiemalt konverentsidel, trükistes ja haridusvideotes. Minu jaoks on nagu nii oluline just see koostöö Maaülikooli erinevate valdkondadega ja see tunne, et just see sama üks tervis, mille jaoks me ka teeme teadusarenguid, uuringuid, üks tervis, mis ongi seotud terve muld, terve taim, terve loom ja mis kõige olulisem, terve mõistus, mis tähendab talupöötarkus. Koostöös Maaülikooli uudishimulike inimestega, koos tootjatega, koos erinevate valdkonda spetsialistidega. Teadus tehes tagame Eesti toidu meie toidulauale.